Varsti on uutel omanikel võimalik Noblessneris tunda end mõnusalt ja koduselt. See koht pakub piisavalt privaatsust, kuid samas on kõik käejala juures. Milline on sellise kaasaegse elukeskkonna sünnilugu ning miks tasuks Tallinna kõige veeäärsemasse kvartalisse kolida? Noblessneri kvartal paljuski defineerib selle, milline saab olema selline Tallinna südalinlik mereäärne rajoon. Ta ammutab inspiratsiooni Euroopa suurlinnadest. Me oleme pürginud selle poole, et luua siia tihe, eriilmeline elurajoon, kus ärifunktsioon oleks läbi põimitud elufunktsiooniga. Seeläbi see tagab olukorra, kus see rajoon ei sure välja ühelgi kellaajal. Igal piirkonnal on oma ajalugu ja ajalool on selline iseloomuomadus, et ta on kirju. Ka Noblessneri ajalugu on olnud väga kirju. Piirkonnast leiab palju huvitavat, ka uhket Tsaari veneaegse sõjatehase hoonestikku. Nüüd, mida arhitektidena koos arendajaga oleme üritanud siin piirkonnas teha, on välja sõeluda nüüd säilitamist vääriv kihistus. Seda siis ka maksimaalselt eksponeerida, aga lisada juurde väga selge kaasaegne kõrge kvaliteediga uus kihistus, mis tooks siia sellesse piirkonda uue kõrgaja. Kellele Noblessneri kvartal võiks sobida? Mul on hea meel, et siin Noblessneri kvartalis on ka õnnestunud koostöös arendajaga välja pakkuda väga erineva suurusega kortereid, mis loob võimaluse selleks, et siia tuleksid pered, mis loob võimaluse selleks, et siia tuleksid sellised natuke seljakotti elustiili viljelevad inimesed. Üldkokkuvõttes võib öelda, et ülekaalus on suuremad korterid. Nad on avaramad, nad on kõrgemate lagedega, sest mis seal salata? Asukoht on ju suurepärane, asukoht on mere ääres, ta on kõige veeäärsem eluhoone Tallinna linnas, otse sadama kalda peal. Hästi ehitatud. Tulevaste omanike mugavuse peale on põhjalikult mõeldud. Me oleme panustanud siia väga palju, et need elamised, need korterid, see lahendus oleks hea, inimkeskne. Oleme näinud ette siin väga palju tehnilisi lahendusi, mis on kaasaja mõistes juba sellises eksklusiivses kortermajas ka hädavajalikud. Näiteks üks on tark kodu. Kui ta on korra paika sätitud, siis ei olegi vaja temaga tegeleda. Tegeleda ainult siis, kui tahad midagi muuta. Noblessneri kvartalis ta meil eelkõige juhib kliimat. Et inimestel oleks siin tubade kaupa hea soe tunne, elutubades omad temperatuurid, magamistubades võib-olla natuke madalamad. Targa kodusüsteem tagab märgatava kokkuhoiu just küttekuludelt. Ta juhib ka ühtlasi ventilatsiooni. Näiteks inimene läheb kodunt ära, siis ei ole vaja võib-olla seda kütet nii kõrget enam, ei pea nii palju ventileerima, et oleks värsket õhku, vaid see kõik toimub iseenesest. Tark kodu hõlmab ka sissepääse, et tuleb sulle sõber, tuttav külla, ta helistab väljast uksekella, sina, kas oled kodus, näed sa siin korterisisesest juhtpuldist, inimest, kes seal on ukse taga. Teistpidi ka siis, kui sind ei ole kodus, on võimalik näha läbi mobiiltelefoni. Suurt tähelepanu oleme pööranud ehituskvaliteedile, helipidavusele, soojapidavusele. Tänapäeval inimesed väga hindavad seda, tulles elama suurde kortermajja, talle oleks siiski privaatne, et teda ei kostaks teistele ja teisi ei kostaks temale. Oleme ette näinud siin hea helipidavusega vaheseinu, uksi, pigem teeme normist paremad need, peaasi, et meie kliendid rahul on, sest meil on klientide rahulolu väga tähtis. Konkreetses korteris, kus on olemas master bedroom, mis on siis selline vannitoa ja garderoobiga magamistuba, oleme selle eraldanud muust korterist helikindla uksega, kus on uksel allalaskuv läepakk ja kus toimib omaette ventilatsioon. Noblessneri arenduses on nagu tavapäraselt meie teisteski arendustes kasutuse põrandaküte, mis on vesipõrandaküte. Me oleme loobunud juba mitu aega tagasi kasutamast radiaatoreid. Põrandaküte on selline asi, mis pakub inimesele mugavust, õdusust, et põrand ei ole kuum, aga selle peal on mõnus olla. Ja pluss on selle juures ka see, et see võimaldab teha meil aknad põrandani. Just see vaatesuunal, et oleks hea vaade. Noblessneri arenduses oleme suurt tähelepanu pööranud korterite planeeringutele, et iga ruutmeeter korteri pinda oleks kasutatud funktsionaalselt.
tegime tihedat koostööd sisearhitektide Eva Masso ja Katrin Tammsaarega, kellega koostöös valisime välja ka siia väga mitmekesised eksklusiivsed siseviimistluspaketid. Nende vahel on inimesel, kes siia tuleb korterit ostma, võimalik valida, nii et kindlasti ta leiab endale sealt sobiva. Sellesse valminud näidiskorterisse on valitud tumendatud tammeparkett ja vannitubades domineerib väärikas marmorine meeleolu. Sama kodu võiks olla tundmatuseni teistsugune, kui üldmuljet dikteeriks näiteks hele või mõnd muud tooni parkett. Komplekssed siseviimistluslahendused väljenduvad ilmekaimalt just vannitoas. Mis oleks, kui kasutatud marmorpaketi asendaks hoopis jahtklubiga, kus vürtsi annavad türkiis ja beež. Või valiks pigem tumedama, looduskivi meenutava Noblessneri paketi. Ehk on meeldivaim hoopis kunstipärane valukoja lounge või karge põhjaranniku pakett. Ruumi muutusefekt on suur. Eva Masso ja Katrin Tammsaarega projekteeritud esimest valminud näidiskorterit tulid sisustama sisearhitektid Reet Elisabeth Karm ja Lilia Kristjanson. Näidiskorterid kipuvad olema sellised hästi rahulikud ja mahedad, siis see korter on tõesti glamuurne. Materjalid on juba sellised, et näha on, et need kindlasti ka maksavad väga palju. Eksklusiivsus on kindlasti üks tunnussõna. Mitte ühtegi materjali pole juhuslikku ja meie sisearhitektidena siis oleme samamoodi valinud kõik disainelemendid, mööbel, eritellimusmööbel, valmismööbel, valgustid, et kõik on ainult konkreetselt selle arenduse, selle korteri jaoks valitud. Antud korter on mõeldud tõesti selline pigem suurema pere korter. Ruutmeetreid on 124 ja 3 magamistuba. Ja suurele korteri omaselt on planeering hästi avatud, hästi läbimõeldud. Kuna köök elutuba on avatud, siis oleme ka läbimõelnud selle detailideni. Söögilaua ja näiteks diivanilaua, mõlemad on eritellimus ja võetud üks ühele siis põrandatoonist. Elutoas on meil suurepärane disainsein ja meile endale küll tundub, et see sobib siia tohutult hästi. Lisaks piltidele, mis kaunistavad seinu väga kenasti, me tundsime, et siia oleks midagi erilisemat vaja. Me saime inspiratsiooni parketist, mis on ilus, kallis, naturaalne tammepuit tumedas versioonis. Ja täpselt samamoodi me kasutasime seda tamme ära siis ka selles disainseinas ja lisaks tõime veel sisse ka natukene värvi, et saada seda sama sumedust, mida võib-olla natukene on seal magamistoas, et elutubaga liiga hele ja liiga valge ei oleks. Suur kummardus ja tänu Enima mööblile, kes tõesti iga detailiga meiega kaasa mõtles ja lahendas lausa olukordi siin objektil koha peal. See disainsein on tõesti väärt väga suurt kummardust. Köögimööbel oma disainilt on tegelikult hästi lihtne ja minimalistlik. Lihtsuses ja minimalismis peitubki võlu ja antud köögimaterjal on puhas, matt, valge pind, mis mõjub ääretult eksklusiivsena, et ta siiski tahaks enda kõrvale ka sellist võimsat ja ägedat materjali siis nii köögimööblis kui ka tegelikult läbi terve korteri oleme kasutanud marmorit. Kui keegi nüüd ära ehmatab, et tegemist on naturaalse marmoriga, mis töö tasapinnale on väga pretensioonikas, siis see ei ole päris marmor, vaid see on kõige kõrgema kvaliteediga materjal tekton, mis on komposiitkivi, väga vastupidav. Kuuma poti võib tõsta otse sellele tööpinnale, kui seal kasutada seda ka lõikelauana, et ta on ääretult kriipimiskindel, ääretult vastupidav. Ta on portselani, klaasi ja kvartsi segu. Sellega on kõvasti tegelikult tänapäeval tööd tehtud, et saavutada selline väga naturaalse marmoriga sarnane muster ja kujund ja kohati tõesti on see palju parem kui päris originaalmarmor. Ja miks me seda materjali siin köögis kasutasime, oli tegelikult põhjus, et kõik, mis siin korteris täna on, kõik peab olema ajas vastupidav. Kvaliteet on väga-väga oluline. Valge värv sobib igale poole, aga kuidas see valge värv nüüd selle korteri puhul esile tuua ja et ta oleks nagu ääretult eksklusiivne, puhas ja klaar ja hakkaks särama, siis tegime sellise valiku, et võtsime metallist kasutusele poleeritud kroomi. Poleeritud kroom on just selline väike lõpudetail, mis lööb kõik särama ja seda me oleme kasutanud nii valgustites kui toolides kui ka muudes väiksemates detailides.
Kindlasti, kui detailidest veel rääkida, siis meie oma töös armastame just nimelt rõhutada seda, et kui korterit sisustada, kasutada suurtel pindadel pigem rahulikke, neutraalseid toone, nagu ka selles Noblessneri arenduses, et ilus tume, selline kallis põrand, heledad seinad ja siis aktsentidena just nimelt toome juurde kroomi, samas oleme kasutanud väga palju peeglit. Ja peegel on ka kindlasti selline detail, mis annab luksust ja kuigi siin on korter väga suur, siis kuskil väiksemates ruumides kindlasti annab avarust juurde. Värviaktsentidena oleme juurde toonud ehedaid kalliskivi toone nagu smaragdroheline, türkiissinine ja selline sügav kuninglik sinine. Et need kindlasti annavad igale ruumile sellise omanäolise põneva detaili juurde. Tasub ka tähele panna tekstiile, kõik need dekoratiivpadjad on väga luksuslikest materjalidest tehtud. Need annavad sellise vajaliku pehmuse igale kodule. Elutoas on suure pere, valge nahkdiivan, valge ilus vaip. Et kui nüüd mõni ema ehmatab ära, et valge ja lapsed, siis just nimelt nahkdiivan selleks, et see on palju paremini puhastatav kui tekstiilid ja annab samas sellise ka luksusliku ja ilusa lõpptulemuse. Kui kõrvuti panna kõik need erinevad materjalid, mis on valgena kasutatud, et see kooslus on just see, mis on tegelikult põnev. Kui me Merko Noblessneri arendusega kõigepealt tegelema hakkasime ja kontseptsiooni kokku panime, siis kindlasti üks punkt oli see, et me tahtsime tuua sellesse korterisse tuntud kvaliteetset ja väga luksuslikku disaini. See on kindlasti selle korteri märksõna. Kui nüüd järjest siin liikuma hakata läbi ruumide, siis neid nimesid, mis on tegelikult üle maailma tuntud, mis on täielikud disainiklassikad, see nimekiri on päris pikk. Esile tahaks tuua kindlasti meie kui Reedaga kaks suurt tooli disaini fänni. Sellesse korterisse oleme valinud Kartelli Mastersi toolid kroomist, mis kindlasti on üks selle korteri focal pointe. Tahaksime esile tuua ka valgusteid. Söögilaua kohal on Tom Dixoni kroommunad, elutoa lage ehib uhke flossilühter ja valgustusega oleme üldse selles korteris päris palju mänginud. Siin on ka rõdu peal saab päriselt tunda seda merehõngu, seda õiget lõhna, kuulda neid merehelisid, miks mitte võtta hommikukohvi juba seal rõdu peal selles õiges hõngus. Rõdu on avatud siis nii köögi elutoa poole kui ka tegelikult magamistoa poole. Mulle tundub täitsa unistus ärgata voodis, kus on võimalik kohe nagu merd näha. See on tõepoolest võrratu, et ei ole teist arendust hetkel kuskil Eestis nagu Merko oma, kus meri on niivõrd lähedal, et seesama näidiskorter, kus me praegu oleme, seesama diivan, kus me istume, pluss miinus, ma arvan, et meri on tõepoolest 7 meetri taga, et see on väga lähedal. Magamistoast avaneb vaade siis otse merele. Kui me enne oleme rõhutanud sellist väga valget ja heledat ruumi elutoas, seda avarust, siis magamistuba on natukene selline hubasem ja soojem, et ka siin magamistoas olemegi toonud sisse juba rohkem selliseid pehmemaid tekstiile nagu tumesinine samet, mis siis kaunistab nii akna ees kui ka voodi peal, et sellised sametised sumedamad toonid. Voodi peaks on eritellimus ka marmordetailiga, aga sametiga kaetud. Kindlasti see on see ruum kodus, millega tasub rohkem vaeva näha ja sellele tasub tähelepanu pöörata, sest uni ja selline puhkemoment, et see on nii oluline inimesele ja siin selles korteris on see muidugi võrratu, sellepärast et voodist otse avaneb vaade merele. Väga oluline osa magamistoa puhul on alati ka valgustus. Väga paljudele inimestele meeldib voodis lugeda raamatuid. Ka see eritellimusel valmistatud voodipead siis tegelikult sisaldab juba endas õigeid, korrektseid lugemisvalgusteid, mis on reguleeritavad. Et jälle, et kõik detailid oleksid algusest peale läbi mõeldud, et siis on ka see lõpptulemus filigraanne. See LED-valgustus voodipeatsi taha sai ka väga konkreetsel põhjusel planeeritud. Selleks on see väga luksuslik seinakate, mis on magamistoas voodi taga, et see on tõesti eksklusiivsuse tipp. See on Elitise brändi üks parimaid seinakatteid. Me nimetame neid just nimelt seinakateteks, mitte tapeetideks, et nad juba ongi tapeetidest gramm kõrgemad ja kihvtimad. See valgus siis toob selle seinakatte kohe veel eraldi esile. Suur luksus on tegelikult see, et magamistoal on oma garderoob läbikäidav
ja läbi selle garderoobi saab ka täiesti oma vannituppa. Ma arvan, et see on iga pereema, pereisa suur unistus. Master bedroomil on ilus walk-in garderoob, millest edasi vannituppa. Siis samamoodi on ka teises magamistoas walk-in garderoob, kuigi meie oleme teinud sellest nii-öelda kabineti. See perekond, kes siia kolib, et nendel on alati võimalus siis vastavalt oma pereliikmete arvule ise planeerida, et kas sinna teha siis magamistuba või jääb see kabinetiks. Ja ühe toa oleme meelega jätnud tühjaks, et võimalusel siis kas lastetuba või külaliste magamistuba, et kuidas kellelegi paremini sobib. Kui vaadata korteri planeeringult üldiselt, siis väga hästi on lahendatud ka panipaigad. Et lisaks garderoobidele, mida me juba mainisime, on ka suured eraldi panipaigad olemas, on esikus ilusti kapp olemas, et kindlasti ei teki seda probleemi, et ei ole esemeid ja asju kuskile panna. Ja kogu garderoobi süsteemid nii esikus kui magamistubades ja lisaks köögis on väga kõrge kvaliteetsed Schmidt toodang, mis on tõesti väga suure pika garantii ajaga ja peaks küll igale ka nõudlikumale kliendile sobima. Lisaks on korteris olemas iga pereema unistus ehk siis majapidamisruume. Ei pea muretsema, et ilusaid vannitubasid pesumasinatega üle koormata. See Merko Noblessneri korter on nüüd küll selline, et kui me siin neid viimistlusi tegime ja see lõpptulemus oli valmis, siis see on nüüd see korter, kuhu mina küll koliksin kohe sisse. Ma arvan ka, et väga hea tunnus on see, et kui ise südames tunned, et siia on küll iga kell nõus sisse kolima, siis on hästi tehtud.